Kas sul on mune, et proovida neid 3 munalooga? Alustame traditsioonilise prantsuse omletiga. Selleks klopi lahti meie tänane staar ja nüppelda teda korralikult. Lisan segule hakitud peterselli, pliit tippkuumuse peale ja õli läheb selleks, et või ära ei kärsaks. Kohe kui või on sulanud, viskan sisse munasegu. Ja nüüd tuleb kõige tehnilisem osa. Segan nii kiiresti, kui saan spaatliga muna ja teise käega raputan panni. Kohe kui muna hakkab tahenema, siis lülitan pliidi välja. Nüüd on aeg lisada soola ja eriti mõnusaks teeb selle parmesan, mis sulab sinna sisse ära ja muudab selle veelgi siidisemaks. Nüüd kraabin ääred vaikselt lahti ja hakkan panni kallutades omletti rulli keerama. Võtan käega teistpidi pannist kinni, serveerin ja voila, valmis ta ongi. Ja ära muretse, kui see esimesel korral kohe perfektne ei tule, sest see on kõikide omlettide kuninganna ja sellepärast ka kõige tehnilisem neist. Järgmine omlett on võib-olla rohkem tuntud, sest sinna viskame lihtsalt rohkem manti sisse, mis tavaliselt omleti sisse käib. Raeme pannil peekoni kuldpruuniks ja vaadake, et ikka eluga pääsete. Juurde läheb sibul, küüslauk, roheline sibul ja kirstomatid. Maitsestame soola pipraga ja seejärel klopime lahti 3-4 kukemuna. Need on ühest otsast kumeramad. Tõmban äärtest segu keskele ja lasen vedelal osal selle koha uuesti ära täita. Kui põhi on enam-vähem tahestunud, siis keeran tule vaikseks ja lisan juurde kapaga juustu. Ja kuna tänases retseptis suurus loeb, siis valime ka vastava pannikaane. Jätan juustu kaane alla sulama, kõrvale väike salatipoiss ja oi kui mahlane ja hää. See on väga hea. Kolmandaks kütame täiega kuuma. Kaussi lähevad tšiilihelbed, riivitud küüslauk, seesamiseemned, tumesoja, helesoja, muidugi ka MSG ja 1 supilusekirjas suhkrut. Siis valan kuuma õli sellele kõigele peale ja vaatan, kuidas säriseb. Valmis saanud õli hoiustan klaasist toredas purgis, kus see säilib vabalt mitu kuud. Praen muna nii nagu on kombeks Aasiamaades ehk rohke õliga mega krõbedaks. Serveerin meie imelise õli ja rohelise sibulaga. Saada see video oma sõbrale, kes peab viimaks munad pihku võtma.